Tuleb märkida, et seda projekti suuremas plaanis initsieerisid noored ise. Mõni aasta tagasi pöördusid noorteorganisatsioonide esindajad ja noortevolikogu kolmas koosseis linnavalitsuse poole, minu poole ettepanekuga luua Tallinna linnas, ehitada kaasaegseid spordiparke. Ja nad kirjeldasid olukorda, kus tegelikult tol ajal ei olnud väga palju võimalusi Tallinna linna ruumis arendada tänavasporti. Oleme arutanud seda teemat päris pikalt ja meil oli päris palju koosolekuid. Me oleme erinevaid ettepanekuid läbi vaatanud ja tänu sellele sündis ka see suur ülelinnalline projekt ja erinevates linnaosades olid ehitatud kaasaegsed spordipargid. Aga jutt ei ole muidugi ainult tänavaspordis. Jutt on sellest, et see projekt annab võimaluse panna lapsi rohkem liikuma, mis on hädavajalik, rohkem veeta aega vabas õhus ja ka loomulikult mõelda selle peale, mis võiks olla ühe konkreetse lapse lemmikspordiala. Seda valik peab olema maksimaalselt suur selleks, et kaasata rohkem lapsi. Rohkem liikumist tähendab rohkem tervist ja mida varem lapsed hakkavad aktiivsemalt liikuma, seda tervislikum on nende eluviis ja seda parem on nende elu. Mul on äärmiselt hea meel selle üle, et me oleme lõpuks ometi avanud uue spordiväljaku Tondilu pargis. Tuleb tunnistada, et siinkohal oli kunagi rulapark, aga see oli nii vana ja amortiseerinud, et tegelikult oli päriselt ohtlik noortele inimestele ja me pidime seda ära lammutama. Aga nii kiiresti kogu see asi ei läinud ja siis ootasime paar aastat ennem, kui siia tuli uus uhke spordipark. Aga seoses sellega mul on tegelikult üks väike üleskutse, et palun need noored ja lapsed, kes siin käivad, kasutage palun see spordiplats peremehelikult, sellepärast ennem avamist me oleme pidanud seda puhastama soodimisest ja grafititest, et see eriti meeldiv küll ei olnud. Palun kasutage peremehelikult, kuna see on teile jaoks mõeldud.